See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotund tagasi, üllatavalt kiiresti seekord, aga õnneks on vahepeal ka teateid. Teemasid juurde tulnud. Räägin mina käisin ühel autokonverentsil. Martini meile ei taha mitte keegi lugeda. Taaskord mopeedautodest on lahti rullunud pöördelised sündmused. Siis räägin sellest, kuidas me oma 1000 euroste autodega ringrajal käisime. Garaažide hindadest ja siin on meil lõpus tegelikult ka päris paar auto uudist, mida tasuks natukene võib-olla kiirelt üle käia. Aga siis meie nädala asjadest mulle ei meeldi, et mina käisin autokonverentsil. Ta korraldas Tallinna Tehnika Kõrgkool, ehk siis võib-olla vanem generatsioon või keegi teab seda nimel ka tõka, ehk siis TK. Meelde jäi see mulle muidugi sellepärast, et ma sain seal esineda, aga ka muus osas. Ma kahjuks ei jõudnud seal terve aja olla. Ja kui ma vaatasin seda kava, kui ma vaatasin neid esinejaid ja neid teemasid, siis kui mul üks kriitika selle konverentsi kohta oleks, siis oli kõike natukene liiga palju. Seal oli nii kõva, seal oli väga kõva seltskond inimesi kohal aetud. See oleks põhimõtteliselt igast teemast peaaegu, et saanud eraldi konverentsi teha, aga iga teema jaoks oli umbes 25 minutit, mis natukene tundus selline, et seal mõnes paneelis saadi just nagu hoog ülesse, kui juba moderaator Neeme Raud oli sunnitud selle asja ära lõpetama ja kutsuma lavale järgmise seltskonna. No põhimõtteliselt oli ikka kõik, oli liiklus, oli isejuhtimine, olid tõuksid, olid droonid, olid elektriautod. Aga millest sina seal rääkisid? Mina, siis meie endine kolleeg ja praegu Laitse rallipargis toimetav Tõnu Korral ja Karl-Edward Salumäe Äripäevast. Meil oli konverentsi viimane paneel ja me saime nagu sellise, võib-olla oligi nagu, et siis kogu seda tõsidust sealt maha tõmmata. Siis me rääkisime, et kui kõik läheb nii, nagu seal konverentsil räägitakse, on isejuhtimised, on auto jagamine, on mis kõik, eks ju, et mis siis autoinimesele nagu rõõmuks jääb. Ehk siis kas tuleks hakata varusid koguma, nagu kõik riik kogu aeg soovitab. Ehk siis kas ja milliseid autosid tuleks äkki ostma hakata. A saaks veel lõbutseda või B äkki nendega isegi kunagi raha teha, aga ütlen, et ega 25 minutiga ei käi ka seda teemat väga hästi läbi, aga vähemalt rahvas paar korda muigas ja meil endal oli lõpus jälle mängida mõttega, et milline auto võiks olla aastal 2025 või aastal 2030 selline, millega sa veel võid sõita, enam-vähem igal pool, võib-olla Londoni kesklinnas või muidugi juba praegult paljude autodega, aga mis võib-olla siis, kui sul on vaja või tahad natuke garaasiruumi, et müüd maha ja natuke võidad. Aga mulle enne meid just esinesid, rääkisid noored ja ühesõnaga autoinsenerid. Üks inimene tudengivormelist, üks Clevonist ja siis Ruben Lend Koenigsegist. Rääkisid, et kuidas siis selle kõigeni jõuti ja naljaks oli see, et kõiki neid ühendaski tudengivormel ja Ruben Lend, kes nüüd on aastaid toimetanud Koenigsegis, rääkis tõi välja päris huvitava sellise seiga, fakti, millega niimoodi antud hetkel ei ole eriti kellelgi midagi teha, aga põhimõtteliselt, kui sa oled praegult väga hea autoinseneeria tudeng ja tõesti päriselt tahad seda teha, siis ta ütles, et näiteks põhimõtteliselt nende juures nemad ootaksid nagu käed süliavali, et tuleks noored asjalikud insenerid sinna toimetama. Lihtsalt mõtled seda, et et kui mingitel elualadel, ma ei tea, kui sa oled arst, noore arstina, siis ikka päris mitu aastat peaksid nagu ikkagi kuidagi ronima mind asju tegema, et sa saaksid kuskile tipptasemel, nagu ma ei tea, mis arstinduses või mõnel teisel alal, lihtsalt jumal advokatuur, kui sa oled jurist, eks ju, mitu aastat pead sa seal kohtusaalis nühkima, enne kui sa üldse saad advokatuuri liikmeks ja siis mis seal kõik need tasemed on.
aga kui sa õpid praegult autoinseneeriat ja oled selles nagu hingega asja kallal, siis põhimõtteliselt Koenigsegg, kuigi ta ei oleks ju maailma suurim autotootja, siis see, mida Koenigsegg teeb ja mul kohati nagu isegi täitsa naljaks, et mitte naljaks, aga aru saamatu, et mis rahade eest, muidugi need autod maksavadki võib-olla sellepärast 3–6 miljonit, et need asjad, mida seal leiutatakse, viimane, mis nad välja käisid, oli ju see käigukast, mis on automaatkäigukast ja siis on ühtlasi ka manuaalkäigukast ja põhimõtteliselt ühes käigukastis oli kas 7 või 9 erinevat käiku vastavalt sellele, kas ta on manuaal või auto, ühesõnaga, täiesti. Aga see kõik see arutelu, ma loodan, et see oli teil nende Euro 7 standarditel nendega seoses ka, et mis tulevikus hakkab juhtuma, ei, see oli pärast seda. Võib-olla see uudis Euro 7 kohta tuli pärast või see info, aga minu meelest see uudis on nagu väga igal pool radarilt läbi käin, sest tegelikult seal tundub, et seal nagu ikkagi päris palju asju muutuvad ja palju rangemaks autode juures. Ei, nõus ja sellepärast ilmselt paljud firmad ja tootjad ikkagi kogu seda elektri asja üldse sähmivadki, et aga see ei ole ainult elekter, selles mõttes, et seal on mingid asjad, mida elekter üldse ei puuduta, et seal ongi see, et kui praegu on autode õhusaastet, mõõdetakse see, et mis seal torust tagant välja tuleb, on ju. Et siis hakkab kogu elutsükli mõõtmine. See on niikuinii ka, aga ka see, et mis piduritest tuleb ja mis treffidest tuleb, et see ei muuda ju seda, et mille jõul see auto liigub edasi. Et see on nagu väga huvitav minu jaoks üldse, et kuidas seda hakatakse mõõtma. Et tehasest tuleb auto, on mingid treffid, on mingid pidurid, on ju, kui sa vahetad klotsid ära, vahetad kettad ära, paned teised treffid. Mis see nagu üldse tähendab, kas mingid Hiina, mingid täiesti suvalisi rehve, kas sa võid üldse enam Euroopas kasutada, et see on nagu täiesti nagu tume maa ja keegi ei ole minu jaoks seda küll lahti nagu seletanud, et sina ilmselt seda ei peagi teadma, see käib kuskil mujal, samamoodi nagu sa ju ei tea, kuidas praegult, eks ju, täpselt see CO2 mõõdetakse, kõik see, isegi CO2 ja kütusekulu, need on reaalselt, et kui mingi agentuur või ametkond tahab tulla kontroll, et kuulge, ega te siin sikku ei tee, et võtavad selle auto ja hakkavad siis mõõtma. Aga näiteks see sama auto elutsükli, kui vaieldakse see lõputu vaidlus, kumb on rohelisem, kas see, kui ma sõidaks praegult oma bensukaga või elektriauto, eks ju, siis kes kui kaugele selle tootmistsükliga läheb, aga kui me võtame arvesse selle, et see mees, kes läheb, sõidab sinna nagu liitiumikaevandusse, et see auto, mille, eks see saab... See tulebki kõik välja arvata, see tuleb kõik panna. Saab jaburdusseni minna. Ei, see ei ole jaburdus, vaid see pannaksegi. Ei pannaksegi, aga seda praegult ka juba ju mõõdetakse seda elutsükli, kõik nagu kiidavad, et meil on juba seal, aga kust see tuleb või mingid asjad, mida lihtsalt ju autofirma edastab ja ütleb, et keegi eales ei jaksa, kuule, isegi selle sama emissioonitestid, millega Volkswagen siin mõned aastad tagasi nagu vigurdas, kirjutas tarkvarra... Kasutab õigeid sõnu. Kirjutas tarkvarra mingi koodijupi, et testi ajal käitub auto ühtemoodi ja tegelikult need mingid asjad on ju valdavalt selle pealt, mida ettevõte ise esitab. Nii, meil on siin see partner, kes toodab meile seal kauges riigis toodab Aga kogu selle teema juurde tuleme kindlasti veel tulevikus tagasi, et enne kui ma räägin enda nädalast, kas tahad veel seda konverentsi kokku võtta? Väga tahaks sellele pühendada võib-olla isegi pikemalt, kahjuks ma sain seal olla mitte terve konverentsi, ma liitusin kuskil võib-olla viimase kolmandiku peal, sest ma pidin tööd tegema. Aga lihtsalt iseenesest tundus oled vägev ja ma loodadki seal oli ikkagi saarrahvas täis, et seal võib-olla sündisid uued huvitavad kokkulepped, võib-olla saab sealt ise mingid teemad niimoodi, ma pean uuesti läbi käima. Et kas või see, et keda saatesse kutsuda. Ka seal neid nimeste sama näiteks Ruben Lend, et Koenigsegist, et väga huvitavalt rääkis ja ma arvan, et tal oleks siin öelda küll. Nii, aga sina, mis sa tegid? Eelmine nädal ma rääkisin, et ees mul autol need ääretuled ei tööta, no mis siis ikka, käisin korra seal kapoti all ära, sain aru, et pigem võiks seda keegi teine teha ja siis võtsin ette mõned töökojad, kes on mul selline 20 kilomeetri lähetuses ja saatsin nende lehekülgedelt siis, et paluks hinnapäringut, et mitte lihtsalt ei kirjutanud neil üldmeili, vaid seal ongi see, et tahad hinnapäringut, täida need lahtrid siin ära ja siis me vastame. Ma võin öelda, mitte keegi ei vasta, kas asi on, ma ei ole ühtegi meili tagasi saanud, et mul on kaks teooriat lihtsalt, üks asi on see, et rehvi vahetused käivad, et need on nii kõrge kasumlikkusega projektid, kus on ainult
sisuliselt tööjõukulu ja mingeid muid kulusid ei ole ja peale selle väga kõrge marginaaliga ettevõtmine. Et praegu on lihtsalt selle hooaeg. Või siis teine asi, et tundub, et see on nagu nii mõttetu väike asi, et me ei hakka sellele üldse pakkumist tegemagi. Et teine asi on see, et okei, tuled vahetame, see võib olla tõesti selline 20 minutit, see võib olla 4 tundi, on ju. Et küsige siis absurdselt palju raha mu käest. Aga ei, seda ka keegi ei tee. Ma saan aru, et töökodadel on väga-väga head ajad ja neil läheb väga hästi. Jah, minul on 3. teooria, et paljudel töökodadel on see koduleht tellitud ilmselt mingi põhja peale kuskilt, kus on see võta ühendust link nagu by default alati kaasas, nagu kunagi oli, kui kunagi olid... Palun hinnapäringut. Jaa, no ongi, okay. Sest et see arendaja ütles, kuule paneme selle, pane hinnapäringut, pane muidugi sisse ja keegi, kas see läheb kuskile X aadressile või keegi viitsi sealt vastata. Muuseas, töökodadel väga head ajad, veel üks teema, mis meil siin tõusetub. Meil siin kolleeg Margus Pipar helistas ühe asja raames töökodast läbi ja sai teada, et mingid töökohad, mis on olnud päris tuntud, mida inimesed kasutavad, on kas tegevuse lõpetanud või näiteks lõpetamas. Et nad ei vasta nende hinnapäringutele ja raha jookse sisse ja ma tahan öelda, et need ei ole, 1-2 nendest olid võib-olla sellised suvalised nurgatagused garaažid, aga 2 neist on vähemalt sellised, mis on üle-eestiliselt tuntud töökoja brändid. Ja seal ka ei vastagi. Ma arvan, lihtsalt viitsik selle maili vastata. Kui sul on vaja, siis helistad. Mina teeks ise niiviisi, et küsige absurdset summat. Võt, nii, aga üks teema eelmisest nädalast jäi meil õhku, nagu ma siin lubasin, et mopeedautod. Meie rääkisime sellest, et ülevaatus ja kuidas nad sealt kõik kollinal läbi kukkusid. Mitte kõik, kuni 40%. Ja kõik isegi mitte kollinal, vaid paljud ka väiksemate asjadega, aga ilmselt osad ka väga suurte asjadega. Aga see asi, kuidas ma ütlen, eskaleerus. On tehtud ettepanek, see ei ole veel jõudnud, ma ei tea, mitmest komisjonist või millal ta peaks jõudma sinna, et see üldse nagu seaduseks või asjaks muutub, aga keegi on teinud ettepaneku, see on läinud, see oli selles infosüsteemis toodud, see majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, et siis ikkagi on see ettepanek, et see ei ole nagu päriselt sellisel suvalisel tasemel, on ju, et sisuliselt ikkagi riik on võtnud kätte, et mopeedautode juhtidel peaksid ka olema mingid load. Et siin on muidugi mitu asja nüüd, üks asi on see, et küsimus on, mis load on ju, et kas neil on siis B-kategooria load, on neil mopeediload, aga vähemalt, et mingid load neil peavad olema, ei saa olla nii, et neil ei ole mitte mingit luba. Ja seal on veel sellised põhimõttelised küsimused, nagu, et kui inimeselt võetakse juhtimisõigus on ju ära, et siis see kehtiks nagu sisuliselt ikkagi kõikide lubade piires. Ei ole nii, et mingi luba või mingi sõiduõigus jääb talle alles. Kusjuures mulle tuli üllatusena, et mingitel puhkudel on tehtud ka niimoodi, et lugesin meie enda loost seda, et inimesel on ära võetud B-kategooria juhtimisõigus, aga jäetud alles C-kategooria, kuna ta kirjutas ilmselt siis sellise nõretava kirja, kuidas see on tema töö, arusaadav, et kui sa oled veokijuht, et saab ka nii, et võetakse ära B-katt ja sa võid siis oma tööd edasi teha. See on, ja peale selle tegelikult, aga sellega on natukene nagu küsimusi tegelikult, et ütleme, et nii, et mina olen ostnud endale 12 000 euro eest mopeedauto, ma olen selle ostnud heas usus, mul ei ole mingeid lube ja ma tean, et riik täna neid ei nõua, siis tegelikult, minul on õigustatud ootus, on ju, et ma saaksin sellega sõita, sest nii ju võib, on ju. Et see natuke see küsimus on, et milline on see ülemineku aeg tegelikult, et inimesele tuleb jätta mõistlik aeg seda luba taodelda. Teine on see, et kui sul ei ole õigus seda luba taodelda, sul on luba ära võetud mingil põhjusel, on ju, et mis see aeg on ju, et siin tegelikult natukene on nagu sellist õiguslikku vaidlust, aga kokkuvõttes ma arvan, et see on ikkagi väga mõistlik. Tegelikult, kui sa vaata nagu inimeste sellist heakskiitu, pole tükk aega näinud, et mõnda sellist riigi ettepanekut võetakse selliste ovatsioonidega vastu, et väga hea, õige, nii tulebki, et see on ikkagi väga harva, nii et ilmselt see, selles mõttes ta läheb ikkagi, mul on tunnega, et õigesse kohta, et
ilmselt läheb jah, kuigi ma ütlen, see kõik on natukene naljakas, arvestades seda umbes arvu 2200, palju meil neid Eestis on. No korruta 2200 kõigi ristmikutega, kus need mopeedautod sõidavad ja siis tuleb juba selline... Aga ma mõtlen, et praegult seal on mingi selle mopeedi lubade saamine ja kõik on natukene kergem, sest tal ei ole nii kõrged nõuded, nii palju sa vist ei pea õppima, kuigi ma mõtlen, et kui sa võtad nüüd selle mopeedauto, 4 ratast, rool, kõik on sama, mis tavalisel autol, ta lihtsalt sõidab aeglasemalt. Et kas siis ongi see, et miks ma seda B-kategooriat nii kaua pean õppima? Või nii tõsiselt ja nii kalli raha eest, et sest oluline on ju see, et ma teaksin kõiki, see ei ole võimalik, et ma mopeedautoga peaksin teadma vähem liikluseeskirju, et ma peaksin teadma, parempööret võiksid osata sooritada, foori all, aga mingid asju sa ei, maanteesõitu 90, et sa ei pea seda kiirustunnetust nagu. Aga mis see kiirustunnetust sa koolis otseselt ei õpi ju, et sa sõidad on ju, aga reaalsus on muidugi jah see, et oma olemuselt mopeedauto peaks olema ikkagi B-kategooria load, sest need olukorrad, milles sa ju oled, on B-kategooria juhi on täpselt olukorrad, et seal ei ole see, et ma tegelikult sõiduteel ei sõidagi, et ma sõidan ainult kõnniteel, et siis mul ei, sa sõidad sõiduteel. Et siis ma tunneksin jälle natukene nagu küsimus, et mul kohati on tunne, et kas meil Eestis see lubade saamine on ikka maru keeruliseks tehtud. Vot ei tea, ma vahepeal nägin videot, kuidas Hiinas tehakse platsisõitu, siis ma sain aru, et meil on kõik tegelikult väga-väga lihtne. Kuidas? Seal on ikkagi maha joonitud kõik need kohad, kus sa tohid sõita, see kitsas riba, seal kõik on ette nähtud, et kus kohas sa pead täpselt mingi külgboksi tegema, kuhu pead tagurdama, mingi tee pead mingi pöörde, siis pead tagurpidi sõitma läbi ja selline, mööda joont kõndima, põhimõtteliselt sa pead olema selline tsirkuse loom ikkagi, kes peab nagu mingi triki pähe õppima igat pidi ja selle triki läbi tegema, et selles mõttes meie see päris liikluse olukorrad, et kõik see, kuidas nüüd viimastel aastatel seda B-kategooria eksamit on uuendatud, et see kõik nagu väga mõistlik ja selline sellepärast mina olengi selle poolt alati olnud ja öelnud, aga oli see, et kui me panime loole kunagi siin paar aastat tagasi pealkirjaks, et nagu eksam läheb lihtsamaks, siis Transpordiametist me saime nagu sellise väikse tähelepaneku, et ei lähe lihtsamaks, et ikkagi nagu kuidagi nagu üritati, et ei ikka peate õppima, et ärge nüüd siin hakake luuslanki lööma. Päris elule läks sarnasemaks. Elulisemaks. Aga kuule, sa käisite enda 1000 eurost autodega, käisite ringrajal, ma saan aru, et see oli... Väga sujuv üleminek. Jah, väga selline halb idee tagantjärele, aga räägi. Ei, selles mõttes, kuna me siiani oleme oma 1000 eurostega põhimõtteliselt võrrelnud seda, et kes kõige parema diili sai, eks ju, siis nüüd me ikkagi panime konkreetselt paika, kes sai kõige parema auto. Et kõige kiirem, kõige parem kiirendus, kõige parem pidurdus ja üllatust. Auto, mis on teistest mäekõrguselt üle, tänu sellele, et ta on palju moodsam, palju luksuslikum Volvo, aga tore oli see, et Laitse saavad see uus kardirada, kuhu tegelikult väga niimoodi peale ei lasta, et see on pigem nagu võistluskardirada, et sinna ei tule see hobikardi see, et see on ainult võistluste korraldamiseks, aga me saime oma autodega peale ja ma ütlen, et minu omaga oli kõige lõbusam, sest minul on tagavedu ja manuaalkast, vihmane ilm oli, aga siis saad ikkagi aru, et mul hull kirst oli, et võrdluseks, et mina läbisin ringi 109 ja Margus Pipar läbis oma Volvoga ringi 103 ehk et 6 sekundit juba sellist, et see autode võimsuse vahe ei olegi nii suur, aga tal on lihtsalt see pidurdusvõime ja võib-olla ka oskused, ei tea. Kristjan oli oma Toyota Corollaga 107-ga seal keskel, aga oluline, sest ega me teeme ju, oleme ikkagi oma testidega alati näoga tarbija suunas, nagu meile meeldib öelda, siis jällegi mitte üllatusena, aga on päris kainestav, kui sa näed seda asja visuaalselt. Tegime seal 0-100 kiirendust, mis ei ole oluline tarbijainfo, tegime seal Laitses isegi ühe lisavärava lahti, seal on see harjutusplats, kus ka politsei käib harjutamas oma igasuguseid trikke. Aga me tegime ühe lisavärava lahti, et me saaksime sealt kardirajalt nagu rada pikendada, et me ikka see 100 kilomeetrit sisse saaks. Mina läksin oma Opeliga ennem, sest sellega oli kõige tõenäolisem, et ei saa. Lõpuks sai, tegime mõned
testid ära, jällegi Opel muidugi oma 15 sekundiga kõige viimane, Volvo teine oli 11,5 sekundit ja võitjaks osutus hoopis selles katses Toyota Corolla, 10,8 sekundit 100-ni. Ametlike andmete järgi oli see kunagi tal 10. Ja põhjus väga lihtne. Kerge. Corolla kaalub 1024 kilo ja Volvo kaalub 1500 midagi 38 vist. Kujutab, põhimõtteliselt 500 kilot, pool tonni on nende kahe auto ja mõlemad on omal ajal, Volvo on muidugi nagu premium klass, aga need on ikkagi tavamõõdus autod, mis on mõeldud nagu, et nad, üks ei ole nagu limusiin ja teine mingine pisike. Aga tegime pidurduskatset, aga seda me tegime 80 kilomeetrise tunnikiiruse pealt, sest seal harjutusrajal olid ilusti maha märgitud mingid meetrid, tahtsime pidurdada ikkagi seal, kus seda normaalselt mõõta saab, sest 100 pealt siis mina oleksin pidanud, see kõik. Ja seal oli niimoodi, et Opel sai pidama 29,9 meetri peal. Toyota 28, see oli niimoodi, et minu Opel seisis ja Toyota esiots oli kuskil minu juhi ukse juures. Ja Volvo oli 19,5, mis tähendab seda, et teda põhimõtteliselt oli raske isegi pildile saada. Neid kõiki kolme, sest et oli nii palju tagapool. Arvestada kõige raskem. Ja lihtsalt see, et moodsad, siis ABS ei ole moodne tehnoloogia, aga 90-ndatel, kust pärinevad minu ja Kristjani autod, oli ABS lisavalikus tavaliselt, kui sedagi. Ja meie autodel neid ei ole, või siis nad ei tööta, siis see oli ikkagi metsik vahe, sest päris elus 10 meetrit, minu puhul isegi oli see üle 10, on ikka väga, väga suur vahe. Ükskõik, kas sa ise põrutad kellegi otsa või hoidku jumal, kui sinna ette jääb näiteks jala käia. Et see pani natuke perspektiivi paika, et kui te olete ka omale mingit sellist soodsat, mis iganes põhjusel ostmas, kas lihtsalt ajutselt midagi vaja, tahate ka nalja teha, siis igal juhul, kui on valida kahe auto vahel, mis üks on natukene moodsam. Võib-olla ei ole raadio nii hea, võib-olla, ma ei tea, värv on bleh, eks ju, aga turvalisuse mõttest, kui tal on ABS ja võib-olla ka näiteks mingi veojukond, midagigi, siis võtke see, sest et see vahe on ikkagi hämmastav. Sest me proovisime hästi mitu korda. Sest seal on ju, eriti kuna niiske asfalt, siis ilma ABS-ites sa pead õigel hetkel varbaga selle, et see auto nagu ei blokki ei paneks. Aga lõpuks tuli välja, et kõige parema tulemus sai ikkagi siis, kui see auto natuke lohises. Sest muul juhul see nii hästi nagu selle tippimise doseerimine oli päris keeruline. Nii et päris huvitav. Ja müra mõõtsime ka. Ja minu auto oli jällegi kõige mürarikkam ja Volvo oli nagu üllatusi ei ole. Ikka oli vaikne, et aga jah, ma ei tea, kas siis selle tagajärel või miks mul see ratas siis hiljem sealt alt ära tuli, sellest me eelmine tal vist rääkisime, kas me ilma rattata, et enne seda ratta asja me käisime laitses, et kas seal oli nüüd oma viga asi selles. Ilmselt mingil määral jah. Aga võib-olla tõesti, aga ma ütlen katse, mida ükski teine ei läbinud ja isegi mitte ei üritanud peale Opeli. No seal oli hea suur niiske asfaldiplats. Ma sain ikka driftida. Ma sain ikkagi tagarehvi põlema lasta. Sinna see rehv läks ka, ma arvan, või see ratas. Just, et mul on Opelile pandud homme läheb siis tegemisse, et vaadatakse see tagaratta osa üle ja siin Martinile ennem nukralt mainisin, et ei teagi, mis meie sellest testist saab, et meile anti ette mingi remondifond, mida me saame kasutada. Kahjuks kipub lõhki minema. Kahjuks kipub lõhki minema ja eks asi vist on selles, et ma ostsin vaata sellise auto, mis kõigepealt selleks, et muutuks üldse liikluskõlblikuks, kuna ma ta sealt garaažist ära päästin, võttis juba nagu kõva ampsu nagu sealt. Aga selge, et ma ei tea, mingi hetk siis tuleb hakata otsuseid tegema, et kas Opel jääb seisma või ma hakkan korraldama kuulajate seas korjandusi, et let's make Opel great again, sest see test tuleb ju võita. Vaatame. Aga jah, selline tore katse oli seekord. Nii, mis me teeme autouudist või räägime kinnisvarast? No räägime korra kinnisvarast, selles mõttes, et need garaažid on väga popid, et mina elan nagu väikses kohas, kus
kohalikus grupis on kogu aeg üleval kuulutused, et tere, et soovin osta, soovin rentida garaažiboksi, kuigi meil neid garaažiboksi, mis seal küla vahel, kortermajade vahel on, ma tean väga hästi, need näevad välja sellised, et need kukuvad varsti kokku. Aga need on väga populaarsed. Nad näevad ka Tallinnas ja Tartus sellist välja ja need on need müstilised, see, et mingi hetk sa isegi ei märka, sest kui sa oled siin aastaid elanud, see on sul nagu tapeet, Aga siis, kui sa hakkad sellega tegelema, sa hakkad mõtlema, et kui tuhandeid neid garaaže on ja need just, osad on maapealsed, kes teab näiteks Tammsaare tee ääres on suured sellist garaažiboksid Koplis, aga hästi palju on sellist, mis lähevad maa alla. Kristiines seal, kui sa sõidad mööda Kotka tänavat, kui te näete tee ääres on mingid kummalised uksed, eks ju, kuskil Põhja-Tallinna Keskhaigla juures on suured sellised pealtvaatad plats, et nagu ma ei tea, keegi võiks siin jalkat taguda ja all on kõik need garaažid. Kõik need sellised nõukaaegsed jäänukid. Ja hakkasin uurima, et talv on käes, et paljud on omale lihtsalt natuke liiga palju autosid kokku ahnitsenud, mõnel on jällegi hobiauto, talvel ei sõida, et mis siis kõik maksab. Ja jälle keskendudes praegu Tallinnale, siis selliste garaažide hinnad, mis nägi välja selline, et ma olen nõus ikkagi, et see uks, mis seal ees on, et ma esialgu seda veel usaldan, eks ju. Loomulikult, kui ma panen sinna sisse mingi 500,000 auto ja keegi seda teab, siis teadupärast lukk peab eks ainult loomi, aga et vähemalt mingi seikleja seda lihtsalt sõrkkangiga lahti ei võta. On olemas, eks ju, need garaažid kuuluvad ühistutesse, seda juriidikat praegult ei hakka siin väga lappama. Igal juhul garaaži ostmise puhul tavaliselt kaasneb sul ka püsikohustused. Kui sa ostad omal selle laenuga, siis see nagunii, aga tuleb ka ühistule maksta. Seal on või hoone ühisus või mis iganes. Palju need summad on? Ma tean, mul Tartus üks tuttav just nädalavahetusel rääkisin, et tema maksab 90 € aastas. Olid ka seal 48, see oleneb sellest, et kõva see ühisus on ja kas sul on näiteks kõik see ala ilusti ära valgustatud, kas on üldvideovalve, igaüks enda garaažile paneb muidugi, aga kas on kõigil ilusti veetud uus elekter. Okei, nende garaažide hinnad hakkavad kuskil seal umbes 11 000 € juures. Tallinnas siis? Tartus ka. Võrdluseks lihtsalt, et üks inimene, kellega ma rääkisin, kes ostis 2017 ehk 5 aastat tagasi Harkusse, mis selles mõttes, et need garaažid ei pea, neid ei osteta nagu pigem selle järgi, et sul oleks hästi kodu kõrval. Muidugi, kui veab, siis veab. Aga kui lihtsalt sa tahad hoiustada näiteks oma autot seal või näiteks tahad lihtsalt üüribusinessit teha, et sa rendid seda kellelegi välja, siis ühesõnaga Harkus, maapealne garaaž, elekter, ilma kanalite, maksis tema nendest vist oli mingi 4200 ja 4500 €. Ostis kaks garaažiboksi. Täna on nende hind selline 11-12 000 vähemalt. Olenevalt nagu täpselt sellest asukohast ja seisukorrast. Kusjuures huvitav faktina, et kui sa ei kavatse tegelikult selle autoga seal mingit putitamist teha, siis kanaliga garaaž ei olegi hea. Sinna koguneb niiskus. Ja kui su kallis hobiauto seisab seal ilusti selle kanali kohal, niiskuse kohal, siis põhi on esimene asi, mis sul... Kanali võib täis laduda. Just, või seal. Rääkis kinnisvarafirma esindajatega selgus, ma vaatan ju niimoodi, mul nii kitsad prillid kogu aeg nagu auto. Enamus inimesed kasutavad neid lihtsalt laoruumidena. Nagu miniladu, et nendes suurtes elamu- või magalapiirkondade keldrites ei ole tegelikult, seal on, kui on üldse siis mingid väga minimaalsed boksid, aga tõenäoliselt mitte, sellest, et 9 korrust. See on vist viimaste aastatel on neid ka vist hakatud nagu kontrollima põhjalikumalt, et seal ei olekski, need ei oleks mingid sodi täis, et vastaks tuleohutusele ja nii edasi. Ja siis mõtledki, et reaalselt, et sul elus ikka koguneb, muidugi me võime rääkida lõputult minimalismist ja kellel on surres kõige rohkem asju, aga fakt on see, et sul on neid asju. Ja siis on see, et kas sa rendid mingi tänapäevase minilao, mis on tegelikult päris kallis, või see, et sul õnnestub osta üks garaaž, mille hind tegelikult ei kuku, ja kui sul endal tegelikult selgub, et lähedki minimalismi teed, see jääb sul üle, siis rendid lihtsalt välja. Seal vist oli üks kinnisvara inimene, mulle ütles, et kui korterite puhul arvestatakse aastaseks tootluseks 5-6%, mul pole aimugi 5-6% siis millest, aga võrdlusena ta tõi, et garaaži puhul on see 12%.
ehk et kui keegi saab aru, et mida need protsendid tähendavad, siis sealt see vahe tuleb. Ja kolmas variant on see, et kui sul näiteks õnnestub, sa ei saa sellele nagu lootma jääda, aga ma vaatasin, et näiteks keegi, üks kuulutus oli Tatari tänaval, müüdi piltide järgi, põhimõtteliselt keegi ei kasuta vist neid enam garaažina, minu arust on see jumala rohtu kasvanud, kindlasti mitte maailma kõige parem ühistu ei ole seal, ma pakun, paras nagu see kurgas, 33 000. Ja seal minu, nagu sa siin just kuulsid, professionaalse kinnisvarahai hinnang on see, et see on lihtsalt see, et sa ostad ja siis sa ootad, et kuniks keegi sinna tahab, keegi tahab sinna kõrghoonet ehitada, sest et võib-olla seal Tammsaare tee ääres, kus need hiigelkompleksid, et seal on niisugune lotto, et kas keegi tahab, kas ta tahab just siit seda maatükki, kus minu garaaž on, kas ei taha, eks ju, aga tõenäosus, et Tatari sinu nende kõrghoonestuse ja kalli kinnisvara vahele jäävad mingid kökatsid on ju olematu. Nüüd on küsimus, kas sul on see 33 000 kohe niimoodi magama panna ja kui kauaks sa oled nõus seda nagu magama panema ja kas siis see arendaja nagu, ühesõnaga, väga huvitav oli, väga huvitav maailm ja põhiline see, kui pagana palju neid on. See on ikka, Tallinn on, tundub nagu kaetus oleks ka. Ja neid on tõesti nagu palju, et selles mõttes, et isegi minu kodukohas ma arvan, neid on ikkagi mitu sadu, väga huvitav. Aga ma ei tea, vaatame nüüd autouudiseid ka, et minule endale ei sellest nädalast kõige rohkem silma Volvo EX90, et nüüd siis kohe varsti suur päris Volvo elektriline. Päris Volvo on tegelikult C40 on ka elektriline saada, mis tekitaski, see on väike, aga nüüd see eestlaste absoluutne lemmikauto, Volvo XC90 mõõtu, kolmas rida täiesti olemas, tulemas täiselektrilisena. Siin öeldi, et 2023 kunagi ilmselt saab hakata juba esindusele nii-öelda ettemaksu tegema ja 2024 kuskil esimeses pooles võiks need autod ka kohale jõuda. Kas sellest saab uus eestlaste rahvaauto? Kindlasti mitte. Miks? On ju, kõik on olemas. Volvo on, kõik on. Suur on. Selle hind saab olema praegust hinnangut järgi umbes täpselt vähemalt 110 000 eurot. Tuleta meelde, palju nüüd selline bensiinikas 70, 60? 60-70 on korralikuma, ei tegelikult isegi parema spetsifikatsiooniga, ma lihtsalt tean ühte, mis osteti umbes aasta-2 tagasi. Ja siis oli korraks veel mingi siuke lao pakkumist, et see inimene sai väga hea hinnaga, siis oli umbes 60 000, väga heas varustus, nükene. Aga pigem 60-80 siis. Sealt edasi kallimaks lähevad need T8 pistik hübriid. Aga miks see nii kallis on? Elektriauto. Tal on väga suur aku, tal on sõiduulatus hakkab olema kuni 600. Tegelikult tal ongi kaks nii-öelda siis varianti, üks on vähe kiirem, teine vähe aeglasem, aga nende sõiduulatuse vahe on ainult 10 kilomeetrit. 590 versus 600 vist oli. Nii et suur sõiduulatus, mis tähendab seda, et seal peab olema üle 100 kilovatti tunnised akud. Räägitakse hästi tohutust tehnoloogiast, seal on hästi palju neid radareid ja asju nagu, ma ei saagi, jäigi nagu mulje nagu natuke nagu ettevalmistavalt, et et kogu see isejuhtimine on nagu ta on, et seadusandlus ilmselt tahab kõvasti progemist, aga see valmidus ehitatakse sinna mingite lidarite näol juba sisse. Ja siis me olemegi juba, et põhimõtteliselt see, mida ma olen siin aastaid niimoodi jälginud, kehtib jätkuvalt, hoolimata sellest, mida meile räägitakse, kuidas elektri- ja bensiiniautode hinnad hakkavad võrdsustuma, tegelikult on ükskõik, mis klassi sa vaatad, siis elektriauto on selline enamikel, mitte kõigil, siin Mersul on mingid erandid ja asjad, ikkagi umbes 30%. Sellest võrreldes siis bensiinimootoriga auto hinnast. Nüüd ma olen aru saanud sellest, et ja mida ma vaatan ka nagu elektriautode inimesed on nüüd sellega nõus, et ega need elektriauto hinnad nagu alla ei tule, pigem räägitakse ainult sellest, et bensiini- ja diiselmootoriga autode hinnad hakkavad niivõrd palju tõusma lihtsalt, et sellest, et nad on juba praegult nii kõrgel, et jah.
aga ma nagu päris lõpuni seda ei usu, aga ega ma nüüd nagu kindel ka pole. Aga võta, tuleta nüüd meelde, et millal me siis selle autoga nüüd nagu sõita saame? 2024 esimene pool on lootus. Võt ma sain aru, et igalt poolt, et õige pea tuleb ja siis see õige pea on jah. Teada aeg lendab nii kiiresti meie vanuses. Võib-olla olulised asjad, mida inimesed veel tahavad teada, et kiirlaadimine on kuni 250 kilovati võimsusega, mis on täitsa arvestatav, mitte päris selline, mitte päris Porsche ja sinna Kia Hyundai tasemele, aga okei. Ja see on alati, et 250, aga kui stabiilselt 200-gagi saaks, oleks juba nagu täitsa hea. Ja tuleb Volvole sarnaselt, nagu on Kial Hyundail see, et sa saad autost elektrit ka välja võtta. Laadida siis, ma ei tea, oma elektritõuksi telefone, kui elekter ära läheb. Sellest asja ma tead, elekter ära läheb mingitel juhtudel jah, aga see on umbes nagu sama see, et sa saad enda telefoniga laadida teist telefoni, et seda asja juhtub täpselt korra eluaja jooksul. Ei, mina näen seda selles mõttes, et nagu lõbusamas formaadis, et hea, et sa ei pea auto akut tühjaks mussist kuulama, vaid kui sul ikkagi aiapidu või kuskil lähed järve äärdes, saad teisi inimesi ärritada oma... Marginaalsed kasutusjuhtumid ikkagi, võib-olla ma eksin, aga mulle endale tundub küll. Vot, ja siis, mis paistab piltidelt silma, on muidugi hästi nupuvaba interiör, mille kohta me ennetavalt ütleme, et meile see ei meeldi, aga olgu, anname võimaluse, võib-olla on Volvo suutnud teha midagi, mida keegi teine veel ei ole suutnud ja teinud selle kasutamise siiski mitte mugavaks, vaid siis ütleme turvaliseks ja intuitiivseks. Et see ekraan töötab imeliselt ja kõik olulised nupud on mul seal kohe niimoodi saada. Ja autos on muidugi kõik ülivegan ja sellist nii tavamõistes nahkistmeid isegi ei saa. No muidugi, kui sa sellise hinna paned, sa peadki kõik need panema sinna ja siis tulebki see hind juba teistpidi ka, et ma ei tea. Natuke nagu... Ma ei tea, mulle tunduks lihtsalt jällegi õpetan see autofirmast, et millega ma just see auto Mazda CX-60, millega me jätkuvalt ei ole saanud sõita. Kui keegi Mazdast meid kuuleb, palun, on aasta autode valimise aeg, et niimoodi on raske küll kuskile saada, aga ma käisin seda ekstra salongis vaatamas, uut Mazdat CX-60, hämmastav. Rääkides ainult staatiliselt seisvast autost, mis ta on pistikhübriid, mis tähendab seda, et loomulikult seal on akud, saab sõita päris palju kilomeetrid elektriga, väga võimas tänu sellele, hämmastavalt suur, toas näevad kõik autod natuke suuremad välja, eriti seal kõrval on MX-5, eks ju, aga seal on meelega nii kõrvuti need pandud. Just, hämmastavalt suur, istud sisse tagaistmel ka, ja seest, saad aru, nii premium, et ma vaatasin seda Mazdat ja mõtled, kui ma korraks unustan ära, ja tegelikult me võimegi unustada ära selle lõputu selle brändi, sest see oleneb, kuidas on see brändi nagu brändi snobism. Et see loeb võib-olla sellel hetkel, kui sa lähed panka ja pank hakkab jääkväärtust, Mazda, Audil on ikka, jah, aga kui ma seda autot sellel hetkel seal niimoodi nägin, väga vinge. Ja täpselt samas saalis teises otsas müüakse ju näiteks Jaguari, siis hakkadki mõtlema Jaguar F-Pace, paned sinna asja juurde, et see mingi 80 000, et aga miks mitte Mazda, eks ju. Aga kuidas ma selleni jõudsin, et seal sees oli muidugi Takumi varustustase, ehk kõige kõrgem. Neile hästi meeldivad, et nad on aru saanud, et see Jaapani sõnad ja asjad müüvad. Ja hästi palju oli seal armatuurlaual kasutatudki kangast nagu selle nii-öelda rõveda plastiku katmiseks. Ja see tegi juba 5 aastat tagasi Peugeot ja ma ei saa jätkuvalt aru, kas kardetakse, et firma tegelikult nad on proovinud ja näiteks, et nad teavad, et ma ei tea, 100 000 möödudes on see kangas must ja lotendab ja sellepärast nad ei taha seda panna. Aga nagu tunduks, nagu, et see on ju odavam kui nahk või mingid tikandid, et pane lihtsalt riie peale tekstiil ja sõnaga, mulle õudselt sümpatiseerib, kui autodes on tekstiili. Tõesti, see ei sümpatiseeri, kui see 5 aasta pärast lotendab, eks ju, ma pean hakkama rätsepa juurde minema. Et kangas on katki, aga see Mazda CX-60 nägi väga hea välja. Aga võib-olla sõidab kohutavalt halvasti. Aga me ei tea seda. Sa natukene nüüd puutusid juba seda aasta autot. Ja. Et räägime ära, mis siis on kõige parem?
sel aastal mulle meeldivad alati need aasta lõpp, kui me hakkame aasta autodest rääkima, siis ütleb Martin, et ta ei saa üldse aru, et kas siis te valite kõige paremat või mida te valite. Kõige keskmisemat. Mulle praegu, kui ma vaatan seda nimekirja, siis mul on tunne, et te tahate leida Eesti kõige keskmisema auto. Oota, ma ajan sulle asja veel keerulisemaks. See on siin praegult Eesti aasta auto, mis on siis toimunud traditsiooniliselt juba umbes 100 aastat, tegelikult küll mitte, äkki vist mingi päris mitukümmend, 23. kord. Aga varsti on tulemas ka detsembris toimub Eesti autogala, kus omakorda on kokku pandud veel žürii ja valitakse aasta nagu lemmikautosid. Okei, aga räägime nüüd sellest asjast. Ei lihtsalt, et kui inimesed hakkavad siin varsti kuulmas, teate, praegult ma räägin teile Eesti aasta autosel traditsioonilise ürituse esikuuikust. Dacia Jogger, mis on siis 7-kohaline selline pereauto, Honda Civic, mis on Honda Civic. Kas luukpära? Ainult üks ongi. Aga praegu seda ei saagi? Ei, ta ainult ühen ongi, ei mitte universaal, vaid ongi see luukpära. Jah, luukpära, mõtlesin, et seda on ka veel müüaks. Kia EB6, mis on elektriauto, Mercedes-Benz EQE, mis on elektriauto, Renault Megane E-Tech elektriauto ja Škoda Fabia, mis ei ole elektriauto. Sul on väga õigus, väga keskmine valik, et põhimõtteliselt Eesti kõige üks odavamaid autosid ja Mercedes-Benz EQE kompab korraliku varustusega seal ikka sellist 130-140 000 piiri. Tuleta mulle selle Civicu kohalt meelde, kas tuli see aasta mudeliuuendus või? Jah, täiesti, mitte mudeliuuendus, täiesti uus Civic tuli. Et mudeliuuendused selles aasta autode valikus arvesse ei lähe. Uus Civic, tal on ainult üks hübriidmootor ongi. Et ta on hästi lihtne valida, et sa lähed Honda Civicut ostma, sa valid ainult varutustaset, sul pole mingit jama, et kas ma võtan selle mootori, kas ma võtan teise. Võt, et 3 autot, millest siis 1, 2, 3 tükki on sisepõlemismootoriga, või ütleme, Civic on hübriid, aga et hinnaga siis 30, Civicu saab sinna 40-ni venitada, aga ütleme, kuni 35 000 eurot. Ja teised siis on siis teise hinnaga. Mina loodan ikkagi, et Dacia Jogger saab, et see on ikkagi kusjuures sellest, kui ma vaatan seda nimekirja, siis mul on nagu kas Civic või see Dacia tundub nagu kõige loogilisem olema, et mida oleks nagu võimalik lihtsalt nagu ära põhjendada. Võimalikult, jah. Aga õnneks teil on see asi muidugi, et keegi ei pea midagi põhjendama, vaid lihtsalt üks valitakse välja, see, mis on siis nende selle žürii arvates kõige keskmisem. Me saame põhjendada ka, sest me teeme oma autolehe ekstra, kus me iga aasta need testisõidud, mis meil on olnud, paneme samuti järjestusse ja siis me võime teha saate, kus me siis ikkagi põhjendame sulle ja ka kuulajatele muidugi, miks mingi auto sai sellise koha, nagu ta sai. Aga kiirelt siis veel, et Maserati Grecale, millega me stilut sõitsime, varsti räägime, tegi koostööprojekti ikka tehakse, tehevad mingid specialit tavaliselt, need firmad, kes sõidavad vormelisarjas, siis nad üritavad teha seal Coulthard Special, mingi Mercedes A-klass oli kunagi. Maserati, kellel on vaja võita ju oluliselt turuosa, et üldse ellu jääda, otsustas, et nende koostöö sünnib Barbiga. Miks? Ma arvan, et see on selle filmiga seotud. Mis mingid, praegu toimub, ma ei saagi aru, et kas Barbit üritatakse teha nagu kuidagi päästa või teha kuidagi, kas neil on materjalil on väga halvasti, äkki tüdrukud ei taha enam Barbidega mängida või, sest et see film, mis tuleb, mis on täiesti okei, et Barbi film tehakse, mitte ei peaks, aga need staarid, keda nad sinna said, et millega löödi nagu uimaseks Ryan Gosling, eks ju, et ta otsustas millega muuga. Jah, ja ma saan aru, et see ei ole nagu mingi selline Tarantinolik Barbi film, et kus leitud mingi nõks, vaid see on ikkagi mingi väga kummaline šedööver vähemalt nende piltide järgi. Et ma nüüd ei tea, ma lihtsalt ei tea, kas Maserati, kui see, et ta nüüd 2 sellist, esial kui esitati ühte, tuleb teine veel, Grecalet, roosaks värvitud, peatugede sees on B-täht. Et mis sellega nüüd siis, millist et kelle, kas nende, et see on nüüd nagu tahetakse neid, vabandust, ma üldistan nagu seda soccer mommi, seda jalgpalli emmet sealt USAst tabada,
kes nagu, kellel on need tütred, keda kõik see, kes kuidagi on oma võib-olla selle infoväljaga mingites barbi teemadest ja nüüd ta näeb, et oi, aga Maserati, mis auto see Maserati, oot, et nagu kas siis on kinni püüdnud need vaesed autofirmad, kellel läheb nagu eriti raskelt ja kellel on tegelikult selline kaubamärk päris tugev samas nagu olemas, et neid siis nende koostööprojektidega, et Maserati ohkab raskelt ja ütleb, et me ei saa rahale nagu ei öelda, meil on suva, mis te teete meie kaubamärgiga. Et mul on lihtsalt see mingi auto, millel on nagu kuvand ja ma ei näe, et nad nende autodega, mida nad praegult teevad, et nad ei liigu kuskile pehmemale poole. Jah, nad teevad seda linnamaasturit, aga sinna linnamaasturisse saab panna ka selle V6 Nettuno mootori, millel on üle 500 hobujõu, et neil on ju legendaarse Itaalia sportauto brändi kuvand, mis on võitnud nagu rohkelt võidusõite, muidugi neil on aastaid on nad vedelenud suhteliselt sügavas mudas ja siis tehakse, siin ma saan tõmmata selle teise teema üles, mida ma vist pole veel üheski saates kajastanud, mis mu isiklik traagika on, mis seostub ka autofirmade ja koostööprojektidega, et kes külastab kauplust ketti Maxima ja kogub kleepse, on õnnelik inimene, sellepärast et tema saab kogudes piisava koguse kleepse hästi soodsalt soetada või mina ei tea, võib-olla Maximas saab tasuta. Rimis oli see, et sa midagi pead ikkagi maksma. Vist saab soodsalt. Alfa Romeo logode ja kujundusega erinevaid kotte. Kohvreid, seljakotid, käekotid, spordikotid. Palju sul juba on neid? Kas nüüd keedanud seal poes? Vaata, mõjub mõnele vastupidiselt, et kui ma muidu veel läheks, kui satun kuskil niimoodi, kui mul kõrvuti, ütlema, inimesel on üks kodupoed, kus ta on harjunud käima, aga kuskil muul ajal, näiteks maakodus on mul põhipood on Maxima, siis pärast selle uudise kuulmist ei ole mina Maximasse läinud. Tõsi, ma ei ole ka sinna maale sattunud, aga see on lihtsalt nagu, see on jällegi, ma ei tea, kust see tulist, ma tean, et see ei ole Eesti esinduse kaudu, see ei ole käinud nagu Eesti Maserati või see Alfa Romeo poe kaudu. Kuskilt Leeduka, kuskilt Leedust, aga et nagu et jällegi... Sul on raske selliste asjadega ikka? Mul on raske selliste asja mõista. See on nagu, see on nagu see rubriik kabinetis sündinud. Et sa vaatad, et on tehtud kuskil mingi otsus ja keegi inimene aru, et miks, et kas kellelgi oli neid Alfa Romeo kotte üle, et mida sellega saavutatakse, et mingi seltskond käib, tänavad on täis inimesi Alfa Romeo seljakottidega, kes ei sõida Alfa Romeoga. See nagu, ja ütleme, see asi isegi ei ole Maximas, kui ka Selver seda teeks, kui seda teeks, mina ei tea, Stockmanni toidupood, ikkagi oleks nõme. Sul on nagu sellise ajalooga bränd, sul on seal nii palju asju, millele rõhuda. Nagu... Esindusest vanasti said selle kotti osta mingi 1500 krooniga. Et see ei ole siin nagu see snobism, et Maximas oli see kampaania, vaid see snobism, et kuradid, et see nagu, kampaania üldse on. Üldse, et sa nagu brändi, mis nagu nii samamoodi nagu see Maserati, eks ju, nagu ainult mingi Stellantise ja kelle armus ta üldse veel elus on, siis me lihtsalt võtame ja tambime nagu ta mutta. Võt. Ja siis ma arvan, et selle saatega olemegi seekord ühele poole saanud. Et läks täitsa, ma jõudsin siin just käima minna, aga võib-olla kui Martinil vist kiirustab rongi peale, et ma räägin sellest Alfa Romeo ja koti teemast siin nüüd üksi edasi. Ei räägi. Seekord lõpetame ära ja kohtume juba järgmises saates. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.